Augusti keskpaik on käes, ees ootab meid 4,5 väga intensiivset kuud, enne kui jälle saame rihma lõdvaks lasta jõulude ajal. Ja nüüd on küsimus, kas sa jätad need 4 kuud juhuse hooleks juhina või oled sa valmis võtma selle eest täieliku vastutuse. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et sul on järgnevateks kuudeks väga-väga konkreetsed isiklikud, aga ka meeskondlikud eesmärgid. Mida sa oled valmis tegema selleks, et üheskoos oma meeskonnaga need eesmärgid päriselt saavutaksite? Kas sa jääd lootma selle peale, et ehk kogu su tiim on motiveeritud, ehk need probleemid, mis teil on, lahenevad iseenesest ära ja nendesse ei tule liialt tõsiselt suhtuda, või sa oled valmis võtma selle eest päriselt juhina vastutuse? Sest kõik, mis sinu meeskonnas toimub, on tegelikult sinu probleem, sinu vastutused. Seetõttu on kõige parem võtta endale selline arusaamine juhina, et tegelikult kõik minu töötajad tahavad oma tööle oma panuse anda, nad tahavad sellesse panustada. Ja kui sa näed juhina, et nad ei panusta mingil põhjusel, siis sinu ülesanne on teada saada, miks nad ei panusta. Miks mõned on motiveeritud, aga mõned on rahulolematud. Miks mõned pingutavad lisaks isiklikele eesmärkidele ka meeskondlike eesmärkide nimel. Ja miks mõned ainult teevad vaikselt oma asja ja istuvad seal mugavustsoonis, kuigi sa ootaks, et nad annaksid oma panuse. Seega esimene asi, mis tähendab seda, et ära jätta mitte midagi juhuse hooleks, on see, et uuri välja, püüa teada saada, mis on nende tegelikud probleemid. Millega nad tegelikult rahul ei ole, mis on sinu panus sellesse, et nad rahul ei ole ja mida sa saaksid ja te saaksite üheskoos järgneva kuu jooksul või järgnevate nädala jooksul ära teha selleks, et kõik tunneksid ennast paremini. Mingid teemad, millest võib-olla ei ole tahetud rääkida, saaksid räägitud kõikidele teemadele, et julgetaks otsa vaadata, neid avatult, avameelselt käsitleda, et inimesed tunneksid, et ma olen päriselt ka selle meeskonna osa, meil on päriselt ka juht, kes mõtleb meist kui meeskonnast ja see on juht, kes tegelikult on valmis ka ise peeglisse vaatama. Dale Carnegie instituudi uuring 2012. aastal näitas väga-väga selgelt, et inimeste pühendumus sõltub eelkõige ainult 3 faktorist. Faktor number 1 on otsene juht. Faktor number 2 on organisatsiooni peadirektor ja faktor number 3 on meeskond. Sina keskastme juhina või esmatasandi juhina ei saa mitte midagi teha selleks, et muuta tegevjuhti. Sa saad muuta iseennast ja seeläbi tegelikult aidata oma töötajatele, oma osakonnas, tunda ennast paremini, olla rohkem pühendunud ja sa saad pingutada selle nimel, et teie meeskond efektiivsemaks muutuks. Ehk siis sinu käes on nendest 3 otsene juht, peadirektor ja meeskond 2 asja, mida sina teed ja kuidas sa asju teed ja mida teie meeskonnana teete. Ja 3 asi, mida ei tohi jätta juhuse hooleks, on see, et kas sa panustad ainult niinimetatud välisele edule või sa oled valmis vastutuse võtma ka sisemise edu eest. Kas sa püüad mõista ainult neid väliseid asju, mis sinu keskkonnas toimub või sa oled valmis vaatama ka enda sisse. Kas see, et näiteks sinu meeskonnas kõik inimesed ei ole rahul, kas see võib olla kuidagi seotud ka võib-olla sinu käitumisega? Kas sa näitad ainult näpuga, et nemad teevad midagi valesti või sa oled valmis näpuga näitama ka enda peale, et äkki mina teen midagi valesti, äkki ma enda juures midagi ei näe läbi, äkki minu enda reaktsioonid, minu enda käitumised on sellised, mis põhjustavad seda kõike meie meeskonnas ja sinu ümbritsevas maailmas. Ja millest alustada? 14. septembril toimub järjekordne tunnustava juhtimise koolitus. See on populaarne motivaatori koolitus, mis eelkõige on suunatud just kesktaseme juhtidele ja esmatasandi juhtidele ja see on programm, mis oma praktilisusega on aitanud, ma ütleks juba Eestis võib-olla 100 juhte. Sa saad aru, miks nii oluline on mõista töötajate motivatsiooni või vähest motivatsiooni just töötajate poolt vaadatuna. Sa saad aru seda enda rolli selles, et mida tähendab siis see otsese juhi mõju töötajate pühendumusele. Kuna pühendumuse numbrid on äärmiselt madalal Eestis, näiteks eelmisel aastal väitis ainult 8% eestlastest, et nad on päriselt oma tööle pühendunud, siis see näitab, et 92% töötajatest ei kasuta kogu oma potentsiaali ära. Ma ei tea täpselt, missugune seis on sinu osakonnas, aga tõenäoliselt sa vähemalt aeg-ajalt tunned, et kõik inimesed ei anna maksimaalset. Või kui nad annavad isegi maksimaalse, siis nad annavad maksimaalse võib-olla oma isiklike eesmärkide nimel, aga sina vajad neid tegelikult meeskonna eesmärkide nimel pühenduma, et nad koostööd teeksid, et nad leiaksid ühiseid lahendusi, et nad oleksid aktiivsed, et nad oleksid, näitaksid initsiatiivi üles, sina ju ootad seda.
ja vot koolitus tunnustav juhtimine annab sulle praktilised tööriistad selleks, et seda kõike ellu rakendada. Sa saad hulganisti mitterahalisi motivatsioonitehnikaid, mida sa saad kohe järgmisel päeval praktikasse hakata rakendama, et oma töötajatele lähemale jõuda, et suurendada usaldust meeskonnas, et tekitada nendes seda tunnet, et nad on olulised, nad on väärtuslikud ja mida enam nemad seda tunnevad, seda rohkem on nemad valmis sulle ka vastu andma. Me teeme seal mitmed iseennast analüüsivad harjutused, kus sa saad ennast hästi ära kalibreerida, kus sa täna juhina oled, mis kohti sa võiksid rohkem arendada, millele sa võiksid rohkem tähelepanu pöörata ja sa lähed sellelt koolituselt ära väga-väga konkreetsete tööriistadega, mida sa saad hakata kasutama. Ja minu garantii sulle on see, et kui sa lähed ja sa päriselt ka kasutad neid asju, rakendad neid järgnevate kuude jooksul, siis sa näed tulemust. Niisiis ma ootan sind 14. septembril koolitusele tunnustav juhtimine, lisainfot selle kohta leiad siit samast video alt ja minu lubadus sulle on, et kui sa selle koolituse läbid, siis sa ei jäta mitte midagi juhuse hooleks, sa viid teadvustatult, süsteemselt oma eesmärgid ellu ja lisaks kõigele su töötajad ja meeskond on ka väga rahul sellega, mida te üheskoos teete.